Tšau barbecue-assad. Tšau. Täna räägime natukene barbecue, grilli ja sama taolise koolitustest. Ja kuna ma ei tea kedagi, kes on rohkem seal kuskil käinud kui see mees, siis on ta mulle täna abiks. On ju nii? Ei ole nii palju käinud ka, aga rohkem kui teised mulle. Ühesõnaga, Barbecue Symphony on sõpruskond tegelikult, ei ole tegu puhtalt barbecue võistkonnaga, vaid on barbecue sõpruskond või siis grilli sõpruskond või mis iganes sõpruskond, kes mitte ainult ei võistle, vaid tegelikult seob neid võistlemisi tihti peale igasugust grillidel grillikoolitustel või lihakoolitustel või toidukoolitustel käimisega. Ja tihti peale isegi ei võistelda, vaid minnaksegi ainult sellele eesmärgil, et midagi õppida kuskile elamusi saada. Täpselt nii. Te olete päris kaugetes maades ka ikka käinud? Ikka oleme. Lõuna-Afrika, Argentiina, Uruguay, seal samas kõrval, Ameerikast rääkimata. Ja tegelikult Euroopa ka, ja ma tean... Balkanimaad, praegugi kolleegid on seal, mina pidin maha jääba seoses erinevate tööalaste ülesannetega. Et ikka jah. Okei. No, Londonit, Serbia, siin meil tuleb kohe. Aga tegelikult, et see ei ole ainult lihakoolitus, sest ma tean, et lihtsalt toidukoolitused ka mingisugused. Siis te proovite nagu rahvuslikku kööke õppima, tundma või mis? Ikka me otsime alati, vaata meist pundist on, Oss on, eks ole, lihamees. Mina olen ju tegelikult tootearendaja või võileivafabriku direktor nii-öelda, et mind huvitab üleüldine trendid, mis maailmas on ja kuskilt mingit siduvusi leida. Ja 2 meest meil ju peavad väga edukad cateringi ettevõtted. Ja neile on jällegi tähtis just leida sinna laual midagi sellist, mida konkurenti pakkuda. Et meil on kõigil oma huvi, Ossi huvitab enne kõike liha, mind üldine pilt, mis maailmas toimub ja neid siis juba konkreetsed tooted ja kuidas need siis sobitada kuskile lauda. Nii et jah, me vaatame barbecue koolitusel ikkagi seda, kuidas paremini võistelda, aga need on päris spetsiifilised. Ja barbecue koolitusel me jõuame, lihtsalt tahaks nagu neid lihaasju teada. Ma tean, et ütle ise, mis sul on kõige harivam või silmavam või mis ei ole barbecue võistluskoolitus? No nüüd alles me käisime sügisel Mehhikos ja võtsime seal koolituse ja seal oli näiteks salsa kaste me võtame Santa Maria Purgi näiteks ka kaste, natsot teeme soojaks, paneme sellega sööme, sööme väga hea. Aga et by the scratch on teise salsa, nii nagu tegelikult ta on kuum tomatikaste et kuidas seda teed ja kuidas sa siis paned need tomatid sinna pannile ilma mingi asjata, kuumutad ilma tükeldamata või suured chunkid või poolikud või neljandikud ja teed ja keedad ja millal sa paned siis selle kuiva kindla sordi tšilli sinna sisse ja nii edasi, see on kõik tehtav, pole midagi, aga mida sa teed, kui sul on see liiga hapu? Paned suhkrut ja tegelikult on mehhiksed vanad keemikud või tegelikult on koka tehnoloogia, tahad hapet maha saada, sa pead seda lahjendama näiteks soodaga. Paned söögisoodat või küpsuspulbrit ja see tasandab happe ära ja sul ei ole suhkrut panna, nii et jääb see maitse ei kao kuhugi ja sa ei tee ka liiga magusaks seda lägaks, vaid et sa saad jumala ja salsa ilma suhkrut lisamata. Okei, aga see küpsuspulber kuidagi paksuks seda aja? Ei, küpsuspulber on ju, seal tekib reaktsioon. Happe ja siis aluse või ma ei tea, mis need reageerivad, aga ma ei mäleta enam. Keemiatunnis ka, need reageerivad omavahel ja see on jumala okei. Ma uurisin natukene seda, see on tuntud vana tehnoloogiaga prantsuse köögis näiteks iga pool, et hapet maha saada, siis paned söögisoodat või küpsuspulbrit, nii et see oli mulle vau näiteks. Väga äge mälestus on Serbiast, nende klassikaline magustoit on friteeritud ploom. Selleks nad ma ei tea, sügisel, millal neil need hooajad on seal ilma ja teine võib-olla 2 aastas igatahes hooajal panevad siis teatud küpsuses pirnid või need ploomid omal sügavkülma. Ja võtad see sügavkülmatud ploomi, panevad selle natuke sulab, mitte täitsa ära, jahust läbi, mingist tainast läbi ja siis läheb fritüüri. Friteerid siis küpsemise ajal see sulab ülesse, jääb üle mahlane ja sööd,
seeme süütad välja ja niisugune ponšik nagu diploomitäidisega on ju. Okay. Ja see on neil nagu klassika, no ma ei tea, päris ammu võib-olla sügavkülmas ei polnud ja siis tehti hoojati. Aga... Kõlab nagu see deep fried marsbaar või midagi. Ei, või deep fried pickles on ju ka tegelikult, et kõike saab frittida, et kui kõik frittida on parem. Et sellised... Või siis me käime ka lihtsalt väljas söömas väga palju. Puerto Ricos olime, saime tohutu, mina sain esimest korda elus, vaata inimesel ikka mingi hetk hakkab alles sööma mingeid asju. Et oliivist alustad mustast, siis lähed rohelise peale, siis lähed kaprise peale, veinidega alustad, ma ei tea, Late Harvesti magava mehega, või mingi Monastirskaga Coca-Cola segamine, ja lõpuks jood mingi peeni Shiirazi ja ma ei tea, mis asja, toidu kõrval siis toidu, ma ei olnud trühvlist näiteks kunagi aru saanud. Mitte kunagi olnud trühvlist aru saanud, me tellisime söömingu seal, restoranis nimega Marmalade, ja seal oli üks Euroopast, väga palju on seal Kariibidel ja Lõuna-Ameerikas üldse manu Euroopa kokke, kes on siin põhjakõrbend või ei viitsi enam teha, lähevad sinna chillima lihtsalt. Ja tegis oma mingisugune tasting menüü oli ja pani ette peaaegu käigu siis trühvlipasta. Okei. See oli tehtud valge trühvliga. Ja toodi kaus, ma sõin. Sõin niimoodi, lakkusin oma kausi puhtaks, põhimõtteliselt lakkusin kausi puhtaks restoranis peeres juurde. Ja siis vaatasin, kuidas poid, 7 olime seal, äkki kellegi jääb alles midagi, siis vaatad, kui kütid panid keelega niimoodi. 7 Et see oli mega, peale seda trühvel on hoopis teine, ta ei tohi igal pool olla ja liiga palju, aga said aru, et mis on värske trühvel hea ja kuidas trühvliõli on hoopis muud ja nii edasi, et sellised õpid hindama nagu maitsen. Siis kui te käisite Argentiinas, siis ma pole lühikese aja jooksul nii palju lihapilte kunagi internetis pidanud vaatama, lihtsalt kuna ma vaatasin, aga siis see Argentiina põhimõtteliselt beef, on ju? Jah. Et otsast lõpuni sõite kogu vasik ära või? Kõike, saba ja kõike, seal me sattusime, me plaanisime reisi, et võtame Argentiinast auto ja sõidame Uruguaysse, siis hakkasime autorendi, saime aru, et see ei ole nii, et võtad siit ja sõidad Soome, et vähe teised riigid ja vähe teised reeglid, et siis me sõitsime, teeme Argentiinas ühe ringi. Tegime ringi, ma ei mäleta, 2,5 kilomeetrit vaatasime kaardi peal ja siis tööbime igal pool, et väga pikalt ei sõida. Ja sinna vahel jäi ka, mõtlesime, Messi sünnilin Rosario on ju, et lähme siis sinna. Ja siis sinna jõudsime ühel õhtul, kus linna minnes jõudis juba suits tuli vastu autost ja autosse nagu midagi kuskil läinud tules, midagi on hirmus sugi grillil õhtu läbi ja lõpuks tuli mingi suur festival oli, kus olid siis seal oli kogu maailma köögid, Eestil muidugi mitte, aga need grillid, mis neil on, need Argentiina grillid, kas need olid mingid mega suured kolmari, kus mingi kiik sõitis peal ja lõke oli all või kuradi olid need väntadega suured junnid ja seal olid terved loomad ikka lahti löönud ja seal läheb, pluss nende verivorstid on ju, mis on väga ägedad, kus ei ole tangu, on veri ja liha põhimõtteliselt sees, ülihead, Mortsilla äkki just on nimi, ma just mäletan. Ja seal on küll terved loomad siis löödud grillile ja nad lähevad sinna, need lihatükid sellisena peale. Ja kogu see maitsestamine on siis pärast sul lauas. Chimichurrid, sool läheb ka ära, võetakse, lõigatakse lahti, lauda. Sul on salsa rojo, punasalsa, chimichurri, mingi koorene kaste, köögiviljad ja hästi palju grillitud liha ja süüaks saia kõrvale kogu lugu. Ja siis seal süüaks tervet looma, seal on kõik tükid segamini. Kui on mingid subproduktid, siis need on eraldi ja päris jämedamad, mingid sabad ja koodid jutud ikkagi läheb kuskile hautisse, aga ülejäänud loom on kõik grillitav. Kõik on grillitav niimoodi, et ka brisket on selline, et lõikavad ja grillivad kuidagi nii kaua ikka selle peale, et sa saad selline, et see on söödav. Plus, et mis seal nagu aru oli saada, võtta sama pikanja kas või, sa pead teda õigesti lõikama, et teda hästi grillida, et sa mingi liha, me kõik oleme harjunud jälle, et lõika risti kiudu, siis saad hea pihvi. Pikanja sa pead pikki lõikama ja grillid see ära, siis sa pärast lõikad risti jõuksed viilud. Meil on selle kohta video, kui keegi tahab, siis kuidas pikanja lõigata ja kuidas ta vardas Brasiilia stiilis teha nii-öelda Ardo eripärasustega. Aga see on üks parimaid asju, mis ma tegin steegikoolituse. Mul olid väga kallid steegid seal ja nii edasi. Ja siis ma lõin selle pikanja ka vardasse ja inimesed lihtsalt nad sõid seda väga head steiki ja kalli steiki ja nii edasi ja siis see pikanja oli neil nagu. Mina eelmine suvi oma külalistel hiilgasin
ka Picanha ja siis kas siis see minu lempar jälle Pitmaster X-i Texase või siis see, mis andsi mulle see Lufthansa see Black mingi. Ja selle Picanha peal konkreetselt on see Pitmaster X-i Texas nagu laulab super. Kõige paremini. Aga Ameerikas ka koolitustel oled käinud? Ei ole. Barbecue koolitusel, mitte võistluskoolitusel, aga barbecue koolitusel ka ei ole niisama käinud, eks? Okei, aga teie eripära on see, et te olete käinud 2 võistluskoolitusel? Euroopas 2, jah. Aga mujal ka või? Ma pean mõtlema tagantjärgi, kas me kunagi võtsime mingeid asju... Ei noh, meid on käinud koolitamas siin ju ameeriklased. Aastal 2013, eks ole, seal mitte Palamusel, vaid Paslepas, Raini isa seal. Kas see oli see Wayne Looman, kes siin käis või? Wayne Looman, Bill ja nemad jah, 8. Jaa, aga samas nemad ei ole võistlejad, nemad on... Ei, nad on need internationali, need, kes kutsusidki meid ja sealt need kutsusidki meid sinna kaasa, siis me saime selleks vanaisa tiimiks, on ju nii seal, eks ole, kuna me seal alguses olime üks esimese Euroopa, kes siis läks kaasa selle rongiga. Et me seal ei ole jah. Ja me oleme jah 2 sellisel konkreetsel nüüd KCBC koolitusel käinud, kus on siis Southern Touchi omal ja siis selle Free Barbecue, ei. IQ Barbecue. IQ Barbecue, Richard, jah. Kui sa neid näiteks võrdled, et kumb nendest nagu rohkem muljetavada oli? Need on mõlemad hollandased siis? Jah, täiesti erinevad. Et selle koolitustega ongi nii, et sul ei tasu minna, kui sa arvad, et sa lähed koolitusele ja paned kõik kirja, kõik kastmed, kellaajad, temperatuurid, söemargid, mingid asjad, siis sa tahad ikkagi seesama, et 2 kokka teevad täpselt sama retsepti järgi seljankad, mõlemad on erineva maitsega. Et seda ei ole mõtet teha, et sa pead koolitust vaatama nii, et mida sa juba teed, mida ta teeb samamoodi, mida ta teistmoodi teeb, niisugused peennüansid on tegelikult, et me oleme ikkagi nii palju aega küpsetanud juba, et siis sa lähedki, õnneks saad sellest aru, kõik ka rõhutavad seda, et tee niimoodi, et ei ole mõtet kopeerida ja sa tegelikult ju ei tea. Ta ütleb sulle, et ma teen täpselt nii, nagu ma tegin viimane küpsetamine. Aga ma ei tea, kas sa võistleid või teid kodus on ju viimane kord. Või isegi kui teed viimase võistluseni, siis ikka jääb õhku, kas sa said seda või saanud või tuleb välja midagi, et liha ei ole päris see ikkagi ja seekord oli, ma ei tea, võtsin liiga hilja külmast välja näiteks ja mingid niisugused nüansid, nii et seda ei tea, väga erinevad. Southern Touchi abielupaar siis on, jah? Hästi toredad, sõbralikud. Nendelt me nägime, see oli siis esimene kord, kui me käisime üldse. Me olime siis Raini kahekesti. Hästi palju liha, täiesti 2 vastandlikku näiteks. Nemad tegid oma kõik need segud, liha trimmimine oli, hoopis midagi muud, mida me olime siiamaani teinud, on ju. See sama näeb hästi väikseks, prisket ja nii edasi, on ju. See oli kindlasti meie jaoks uuenduslik. Nemad tegid kõik oma need süstimisvedelikud näiteks. Ütlesid, nädala algust on valmis, kõik nädala lõpus võistlen. Blenderiga, sodiks külmkappi, ütlesid, liha peab olema jääkülm, see peab olema sama külm, see on lihatehnoloogia puhtalt, siis jääb see vedelik sinna sisse parem kinni ka. See on loogiline. Richard teeb kõik oma need, vähemalt seal tegi vesi 70 kraadi, seal sees lahustad ära, pudelisse valmis, eelmine päev maksimaalselt. Ütles, pole vaja, liiga kaua seisab, mingid emulgaatorid hakkavad kuskil nendes lahjenema ja nii edasi. Ja et lase mõlemal toa temperatuurini ja süsti rahulikult, ei ole vaja, et on peaasi ühe sama temperatuuriga, mõned ei pea olema külmad. Et Richard tegi kõike fooliumvannides oma selle offsetiga siis, eks ole. Neil oli üks ja neil oli siis see... Kusjuures Richard tegelikult teeb ju oma selle kastiga. Kastiga, jah. Ja nendel on see järelkäru offset on ja seal tegi kõik ühes, näiteks see samane ahjukuumuse mõõtmine on jamane, et kus sul see hotspot ja mis asi sellega oli küpsise tainaga, et sa sellega teed seda testi. Küpsise test on selle. Jah. Et sellega leiad, meie teeme tünnidega, seal on... Ei ole mingi küpsist vaja, et ära süüa need küpsid, et selle suurega on see arusaadav. Kui sa lähed kuskile välismaale võistlema, saad mingi suule käraka, mida me ka Jackil algus saime, me tead kunagi läksime esimene aasta sinna, me ei tea, mis ahju me saame. Siis väga oluline teada, kus sul mis temperatuur on.
nemad tegid siis seal, igaüks oli eraldi kuskil ribid, värgid sellel Tadel Touchil. Lihtsalt tegi. Ülipuhta üksipäini võistleb praegu ju. Kuni tal siis isa... aastad juba üksi võistleb. Tal tegi isa, aga isa suri ära. Ja üksi mõtles üldse, kas võistelda, noh, läks hästi, võistis ikka edasi. Kogu aeg on kõik ülipuhas. Kõik karbikahju, noh, ja nagu ma ütlesin, suitsu saab asi pärast portsjon ainult, mis sul vaja on. Et noh, mina olen ka käinud ühel võistluskoolitusel tükk aega tagasi. No ka väga kuulsa. Ja, no tegelikult ainukesed eurooplased, kes on Ameerikas midagi võitnud, eks nemad võitud American Royali. Ja ka pärast seda koolitust meile tegelikult nende üks sponsorid ütles, et ärge nagu lõpuni liiga tõsiselt võtke seda, et see päriselt nii nagu on, eks. Aga noh, nad ise ka korrutavad, et ära pane kukki nagu kõike, eks ole, et see ei tule sul niimoodi välja. Võtta seda, mida sa näed, et sul vaja on võtta nagu. Et mingid tehnikaid, maitseid, ideid nagu lihtsalt korjad sealt, eks ole. Ja nemad on siis, EDM, need tänaseks on väga head sõbrad juba, eks ole, me räägime igapäevaselt juttu. Ja nemad on tõenäoliselt kõige rohkem Ameerikas, eurooplastest Ameerikas koolitustel käinud. Ja siis ma olen nendega nagu päris pikalt rääkinud ka sellest, mismoodi seda Ameerika koolitused on. Siis ta ütles, et noh, kuna nad võistlevad ka pidevalt Ameerikas. No nüüd alles olid ju tegid hea tulemuse jälle. Tegid jälle väga hea tulemuse, jah, nad valmistuvad Euroopa hooajaks. Nad tahavad seda minu karikat endale saada. Nad eelmine aasta said nüüd minu käest niimoodi vitsa, siis tõmbas hinge vist. Siis see oli, ta ütles, et võistled nagu kõrvuti inimesega tihti peale Ameerikas. Ja sa näed ju, mida ta teeb. Aga sa olete koolitusel käinud ja ütles, et kurat, see ei ole üldse see, mida sa seal tegid. Et mis kuradi juttu sa nagu ajad mulle, et see ei ole see, mis sa tegid, eks. Sest ütles, et nad on, kui nad esimest korda seda taipasid, eks ole, et seal aetakse ikka umbluud ka, et ei anta kõiki asju ära. Et siis nad hakkasid koolitusi nagu teise pilguga hoopis vaatama. Ja ütles, et noh, et see meie asi, mida meie teeme, või millega me tegelikult suurepäraselt tulemusi teeme, eks, et siis see on nagu kõikide asjade peale mingisugune summa summarum pluss meie enda input siis nagu. Et noh, nendel oli ka see koolitusel oli mõned asjad nägid, et noh, kurat, tegelikult nii ei tee. Ja noh, kuidas ma ütlen, nad nagu, kui ma küsisin ka, et noh, et kui soovitaks midagi, kuhu Ameerikas nagu minna, siis väga praegu väga hästi soovita ka, et las nad olla. Et nad ajavad ikka surra murat sulle vahest. Kuigi on ju Myron Mixon on öelnud seda kunagi, et kui sul läheb võistlust hästi ja sa hakkad võistluskoolituse tegema, siis sulle valmis selleks, et sa annad kõik nagu. Et sa lähed sinna ja annad ausalt kõik. Aga tänane päev tegelikult on see, et noh, nad ei anna kõike, eks ole. Ja enamus neist, kellel läheb hästi, nendel on mingid oma maitsaineliinid, nad üritavad seda hirmesti müüa sulle, eks ole, et panevad seda Southern Touchi. Ja, täpselt muidu. Noh, me tegime ka eelmine aasta võistluskoolituse eestlastele siin ja siis me tükk aega arutasime seda Kristjaniga, et mis nupud me paneme ja mis nupud me ära võtame. Aga me lõpuks otsusime, et me tegime nii, nagu me tegime Eesti meistritiitlit võites ja tegime ausalt otsast lõpuni, sest et selle jaoks, et midagi ära jätta või muuta, sa pead minema ja katsetama seda enne, et see tuleks ikkagi välja ja usutav, eks ole, või mis iganes. Ja siis me ei viitsid selle jampsiga tegeleda. Kuidas veel sa ei pea pärast, kui sa mingi konkreetse vale välja mõtled, eks ole, siis sa ei pea pärast, no sul läheb see meelest ära ju. On ju, sa nagu nii jääd orki. Aga siin ei saa unustada nagu seda asja, et kui näiteks ükskõik, kes see siis teebki sulle, noh, sa teeb mulle, eks ole, tulid Eesti meistriks, teeb mulle 6 aega hiljem selle koolituse, täpselt selle, mis sa tegid, siis ega sa järgmine aasta ei pruugi sama teha ise enam. Sa oled ise ka juurde arenenud ja sa annad selle, mis sa tollel hetkel tegid, on ju, ja ka see ei tähenda, et sa, noh, see samane Richard, eks ole, tegi ka meile selle brisketi, selle Oak Ridge'i Black Opsiga, on ju, kus on kohvi sees, ülimaitsev sees, sealihale ka peale panna näiteks. Ja seda ei ole enam. Jah, see pakkud. Ta ütles ka, me teeme sellega, aga et see enam ei ole saada kahjuks, on ju, ja siis oli paar asja jälle veel, aga enam pole saada, noh, et nii, et ta tol hetkel sai seda teha ja selgelt järgmine aasta enam ei tee sellega. No jah, me ka muutsime järgmiseks aastaks, tegelikult me muutsime isegi peale paari võistlust mingisuguseid asju endal ja noh, läks paremaks kohe, eks. Ja noh, me teeme eestlastele, me nii vähe siin, eks ole, et nagu nii helistavad, kirjutavad ja pärast ju Toomasega käisime veel koos Rootsis kõrvuti võistlemiseks, et ta ju näeb, kui ma teen midagi teistmoodi, kui ma ütlesin.
ja tegelikult me oleme üsna avalad olnud ka nagu nendega, kes on käinud koolitused, siis me oleme pärast keegi on küsinud, siis me oleme aidanud edasi või öelnud, mis me nüüd ka teeme, eks ole, et mingid saladusi ei ole viitsid pidada. No meie oleme suhelnud palju omavahel, et ja teine asi on see, et Euroopas aina vähem ikka näed seda, et ütleme madalmaadest võid kohata seda, et telgid on kinni ja mingit sükest jampsi nagu. Aga muidu, kui sa kõnnid ringi, siis sa võid näha ikka üsna avalalt, mis tüübid nagu teevad, eks. Ja pidevalt on olnud seda, et keset võistlus seisab keri mul kurat tegis ja vahib, mis asja me teeme. No võt. Et see on ju tore tegelikult. See samane õige pool, mida ka meie üle ookeani tuttavad kõik ju algusest peale rõhuvad, et barbecue on ikkagi fun ja lõbus ja koos tegemine on ju, et see kipub niimoodi ära kaduma, need Euroopa esimesed võistlused, kus kõik on lukus väga kinni ja mis fun seal enam on. Igisud omete seal mustad telgis. No neil on tegelikult soordab seda tunda sellega, et neil kõigil on suured treilerid, kus on uksed põmm kinni ja kogu lugu. Aga keegi ei saa möliseda ka, et miks sul uksed või tee treilerid lahti, kuidas? No imelikuks sisse minna, äkki tal on relv. Neil on seal vist. Jah, on. Okei, kui sa peaks soovitama kellelegi, et ta tahab liha kohta targemaks saada, mis maa see on, kuhu ta reisima peaks ja seal mingisuguseid koolitusi või elamusi proovima? Tahan vorsti tegema õppida, mine Balkanisse. Tõsi? Jaa, Serbia, kõvad vorsti... Mitte Saksa? Saksa, Austria on ka muidugi, aga teistsugused vorstid täis. Mulle meeldivad need, mis on seal Balkani maades. Mulle, ma vahele segan korraks. Austriast jäid need vorstid natukene külge. Lähed ostad poest nende toored vorstid ja grillid need ära. Täiesti müstika. Ei no Itaalia teeb ka väga. Jaa, aga kurat, miks meil siukse vorstiseguga midagi? Sest et meil on vaja panna hästi palju vett ja jääd ja nisukiudaineid sinna. Suurest kaubandusketist lähed ja võtad super head. Traditsioonid on ja seal kohalik elanik pole nõus lihtsalt, et... Mingid sitt, ja. Et väga lihtne. Et meil on verivorst väga hea. See klubivorst on väga hea, ja jahukõrti kui müüdaks, et see pala eestlased toit on, et liha, veis ilmselgelt Lõuna-Ameerika ikkagi, et midagi ei ole teha, et kas Brasiilias pole käinud, ma teame ju, et seal on suure karjad ka. Aga ma küsin, et Lõuna-Ameerikas on mängijad ikkagi puhaste maitsetega ka. Maitsestavad võib-olla hoopis hiljem või mis iganes? No on, Brasiilia on see Churrascari on ju, mis on äge, kus sa istud, mine Londonis kas või Brasiilia restorani, istud maha, tullakse varrastega nii kaua, või seal enam süüa ei jaksa. See on punane roheline see, et kui ta pidi paneb, seal on pikanjad, flängid, kanasüdamad, muud jutud. Argentiinas on sellised, on sigalavaka, Eestis on ka nime sealt võtnud, on siukene kett näiteks, kus on kui kõrsust rääkida, kus on suur grill, mees muudkui grillib ja paneb sinna välja, lähed sinna juurde, ei ole lauda, vaid sealt tõstab sulle kõiki tükke. Need kõik sool, ainult sool, ainult meresool või mingi roksalt on ja sul on need kastmed lauas, millega ise timmid omal. Chimichurid ja muud asjad. Jah, just. Aga sigaliha? Sigaliha on ka seal olemas. Teeb samamoodi. Ja kui sa tahad sigaliha parima... Aga kui sealiha, siis norin sult just koolitust välja just. Tee meile, et siga, kurat me eraldi niimoodi ei oska öelda. Ega šašlõki koolitust saab siit meie regioonist väga hästi. Et ilma naljata täitsa, siit meist ja lõuna poole on ju. Mitte põhja poole ega Skandinaaviasse kuhugi, et seal on muud asjad. Aga kala? Kala. Te olete suured kalamehed ka ja kuidas kala teha, see on ju Vahemere teema või mis? Vahemere kindlasti. Kreeka ja Türgi võib-olla isegi enne kõike. Sest et need Hispaaniad ja need on kõik nii ära turistikad juba, et seal on sellist autentset asja nagu päris. Saad lihtsalt ühte asja, aga seal teevad samamoodi, nagu me tegime mul seal maal, eks ole, seda siibässi nii-öelda või üntahvenat lihtsalt grilli peal ja mis maitsega ja see tehakse siis soola ja küüslaugu asjadega. Aga Aasia, loomulikult kui mereannid jutud kõik on, et Aasia on siukene ägedam, seal on siuksed kasmega mäkerdamist juba ja siukest juttu, et lähedki kalale, võtad oma kala kaasa, lähed oma kurvati hotelli, viskad köögis seal kokale, ütled, palun teeb enda käest, teeb sulle, ma ei tea, sul on 4 kala, teeb 4 varianti sellest tamarindiga ja mingi karriga ja mingi muud jutud, et kui tahad eksootikat. Nii, lõpetuseks küsin, suvegrilli värgi ka teeme vaatajatele sellest või mis? Ikka teeme. Või peale sinu juurde sinna seina ette tulema ja... Mul on seal pealuid rohkem nüüd seina peale. Naabri mehed või?
naabriloomad. Ja mul on oinaid ja auge ja seda asja ütlesin, et jaa, tulge jah, et mul on, teeme sauna ka jälle ja istume, võta seekord siis pere kaasa. Okei. Siis on lihtsam luba ka saada. Okei, kuule, aitäh sulle ja teiega kohtume neljapäeval, sest siis teeme Vampsiga retsepte ja Vampsiga teeme retsepte nüüd järgmised 6 nädalat. Jah, siis te näete väga nutvat Vampsi näete ja naervat Vampsi ja kõike asju näete. Ja naervad näete rohkem. Kui davai. Davai, tšau. Tšau.